Uhkelt anti eelmise aasta augustikuus Riigikogu esimehele üle rahvaalgatus, mis kogus rekordiliselt pea 100 000 allkirja. Eestlased avaldasid arvamust, et nemad tahavad toiduainete käibemaksu langetamist. Allkirjad viidi Riigikokku, aga mis sai edasi? Kriitikat tuleb siinkohal, et need allkirjad visati lihtsalt prügikasti. Inimesed olid lootusrikkad, on väga kurb tõdeda. Väga palju on endiselt kirju inimestelt, kes ei tule igapäevaselt toime. Mulle nagu hääl katkeb, sest et see on ülevoolav tegelikult, kui palju tagasisidet tuleb lihtrahvalt, et ma toetasin sind, sest et ma arvasin, et see jõuab kuskile. Seetõttu ka mu vastutus on väga suur ja see jätkub. Me saame aru, et selle eesmärk on inimeste toimetulekut parandada. Aga nagu me kõik hästi teame, siis sellel aastal hakkas kehtima see maksuküüru kaotamine ehk kõigile 700 eurot tulumaksuvabalt, mis jätab nendele samadele töötavatele inimestele kätte 680 miljonit niimoodi iga kuu. Et see meede eelarve tulupoole jaoks väga kulukas tegelikult seda sama eesmärki täidab ja tegelikult ka vähemalt 2 korda suuremas mahus kui see toiduainete käibemaks. Eesti ei kavatse toiduainete käibemaksu alandada. Meie lõunanaabrid on aga otsustanud teist teed minna. Nii on algatatud Lätis nii-öelda pilootprojekt. Sealne valitsus on teinud otsuse alandada põhitoiduainete käibemaksu 21%-lt 12%-le 9 aastaks. Mēs līdz galam nevaram tad nokontrolēt, vai tās cenas tiešām samazināsies, vai ieguvējs būs patērētājs vai tirgotājs. Tas ir zināmā mērā eksperiments, kur mēs tad raudzīsimies, vai tas nostrādā vai nē, staigājot un skatoties cenās. Madalam käibemaks hakkab Lätis kehtima selle aasta juulist. Hästi tehtud, tubli, et nii kui meie nagu maha hääletame, siis Läti teeb selle sammu, et minu meelest väga eeskujulik ja näitab, et mis on see tendents ja suund. Lätis kehtib juba praegu kohalikele puu- ja juurviljadele madalam käibemaks. Nüüd lisanduvad sinna nimekirja ka leivatooted, piim, muna ja värske liha. Toetan 2 käega. Miks mitte? Siis lähme Lätti ju. Lõunaeestlased käivad kõik Lätis. Mu õde ka. Ega siis ma viletsam ei ole. Lähme rongiga. Statistikaameti kiirhinnangu alusel kasvasid aastataguse ajaga võrreldes hinnad Eestis 3,2%. Ökonomist Lennu Uusküla sõnul võib mobiiliäpi Tarbi targalt andmetel arvata, et hinnatõusu taga on toidukaupade kallinemine. Aastane toidukaupade hinnatõus jääb 4,5% juurde ja alkoholi ja tubaka aastane hinnatõus on 3,2%. Päris krõbadad tunnuvad, jah. Ma ei tea, mis veel öelda. No krõbadad, jah. Raske on, jah? Kui palju tuleb siis midagi ostmata jätta? Palju asjad. Nagu kui võtame 5-10 aastat tagasi, siis oli paremini. No peab ikka mõtlema, mida osta, mida mitte. Tavalisesti vaatan neid, mis on kampaaniatooted. Eestis on arutatud ka selle üle, et toiduainetele võiks käibemaksu langetada. Mis te sellest arvate? No see oleks positiivne. Läti juba läheb selle tee peale, meie võiks ka järgi minna. No see on nende asi. Las otsustavad seal ja seal. Aga mul on ükskõik. Elu läheb edasi. No problems ühisõnaga. Kui vaadata, et kõik hinnad aina tõusevad ja inimeste toimetulek läheb järjest keerulisemaks, miks me siis ei alanda põhitoiduainete käibemaksu? Ei ole nagu põhjust või head argumenti selles, et see maksulangetus ei läheks tarneahelas kaduma ja kaob küll võib-olla veerand miljardit riigi eelarve tulu poole pealt, mida meil on tarvis kaitsekulude suurendamiseks, mida me oleme otsustanud teha ja millel on väga suur toetus ühiskonnast laiemalt. Ja kui ta siis ei jõua nagu inimeste rahakottidesse see odavam toiduhind, siis see oleks nagu juba väga halb. Ja teiste riikide praktika pigem seda näitab, et toiduhinnad ikkagi ei ole langenud. Läti ei ole käibemaksu alandamisest sugugi pioneer, näiteks Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia, Ungari, Rumeenia, Horvaatia ja Saksamaa on kehtestanud alla 10% käibemaksumäära põhitoiduainetele. Praegu on Euroopa Liidus üksikud riigid, kus ei ole toidule tervikuna või baastoiduainetele käibemaksu erandeid. Need on näiteks Taani ja Eesti.